ja siit läheb see naiste karikafinaal käima, Flora paneb palli mängu ja hakkab siis otsast tulema. Katta. Vaatame nüüd parema ääre peal Kurre käes pall, võtab sealt Juksarit ette, madal pall tuleb kasti, Õispuu võib sealt maha keerata, tuleb löök ja esimene tõrje ja post ka, see lubaks Ene Jerofejeva. Kõige paremat klappi tingimata, et seal segadust selle treeneriga ja mis iganes seal oli ja siis oli Belgias ja seal ka ei saanud väga palju mänguaega, kui siin Sakult suurepärane võimalus tulemas ja ka palliga, aga nad peavad just tajuma seda ohtuma selja taha, mida me just nägime ka, et kui vaja on, siis Flora väga rõõmsalt on väga sirgjooneline ja tuleb selle pika palliga. Ja siin nüüd pusimine, Jotkina nüüd minemas ja siit lõpp taaskord posti on seal ikka Jotkina 9. minutil. Neist mängijatest, keda jälgida sai esimese A-koondise kutse ka siin nüüd paar päeva tagasi, Lillemäelt löök eemalt ja läheb kanapilt postist mööda. Lähebki nii, läheb sinna lati alust otsima, aga leiab napilt selle lati peal see värava võrgu sealt üles. Tipp on ja Saku pigem ikkagi ka on sellel lainel, et selles mõttes meil peaks olema selline parim võimalik võitlus siin täna. Treiberg nüüd minemas, läbi proovib löögile ka minna, saab, oi, natuke läheb seal pall üle jala, aga suurepäraselt murdis läbi ja panna. Küsib Lillemäe vastu, Palts. Nüüd saab panna palli kasti päris värava peale, kukub seal päris ohtlikult, seal on nüüd segadus ja pall lõpetab võrgus. Kas on see Anett Joondi? Igatahes Flora juubeldab siin, sest on läinud 1-0 juhtime 29. minutil. No see on trennis harjutatud kombinatsioon, eriti nähes, kuidas Traublum praegu rõõmustas, et tema nende standardite eest vastutab. Vaatame siin tõesti mängisid algselt lühikesed lahti, Lillemäe Paltsile tagasi. Ja siis oli mingi pusa lihtsalt. Mingi pusa, aga väga heasse tsooni, läks väga magusasse tsooni, aga vaatame kohe, kes selle viimase puute otsustava tegi. Ja nüüd on muidugi tund aega Sakul aega, et seda seisu nüüd see läbi ei lähe, siis võtab palli ise kaasa, vaatab, võiks Joondi veel ühe palli panna, Joanta paneb selle kasti taha, nii tahaks küll nüüd panna siin ühe purrokara, aga ei, see NRF vahel sellel nurgalipu lähistele. Kursin ka, liiga palju võib-olla ise ette ei võta, pigem leiab selle järgmise variandi ja Lillemäe nüüd siit peaga. Aga igal juhul, et on väga hea, et saab selline tugeva tempoka mängu sinna. No nii, nüüd segadust kõvasti Saku kastis. Võitlevad seal lõpuni, nüüd niit löögile, takardub pall mängijatesse. Ja Treiberg klaarib. See ülemineku mängi oli tegelikult Taut ja kellelt tuli ka hea nii-öelda lay-off, aga Siit Paltsilt suurepärane värav, 64. minutil Lisella Palts, daamid ja härrad. Ja Flora on 2-0 seda karikafinaali juhtimas lati alla, mis muud, jalgpall on lihtne mäng. Väga ilus, no ei tohi lasta temal seda jalga vabaks jääda, et meisterlik väga ilus. No nii, Anett Joondi selle taustal tuleb välja, aga siin ikkagi näeme juubeldati selle Paltsi kõik õigesti tulebki tähistada, no selline värav, väga hea jõud oli selle palli taga ja lati all on siin tõesti väga keeruline ära hüpata. Häberli jah, tuli siis, vaatame, kas Flora ei ole väga selline tiim, kes sellise asju maha mängiks, aga esimene kord on ikka esimene kord. Lillemäe aga siit läbi murdmas, pedak tal vahel, Lillemäe lööb omad kombinatsioonisüsteemid, ristist tundub, et siis lühike lahti mäng. Nüüd värava peale päris hästi krutib ja seal kas käis mingid latikolinad ka Jerofejevalt veel tõrje. Aga igaks juks päris pead ei anna. Paltsilt teine nurgalöök, jälle Treiberg hästi vahel. Treiberg ka seal ühes nurgalöögi olukorras hästi pead pidi vahel, et kohe näha ka, et kõiki mängijaid vaja maksimaalselt ära kasutada, kui siit Niit, Eva-Maria Niit ja see on tema jaoks küll. Flora särgis esimene värav. Oi, magus tema jaoks kindlasti. Siin karikafinaalis oma esimest väravat lüüa väga kena. Ja tema jaoks tõesti, kui tema lõi selle oma värava siin 2 finaali tagasi, oi, nad on hiljem ka tunnistanud, kui valusalt ta seda läbi elas. Aga nüüd see on minevik, see on möödanik ja siin täna Flora 3. värava ja Flora juhib seda karikafinaali 3-0. Parim koht, kus revanši võtta, et isiklikult ka tõesti Eeva üle väga hea meel. Jah, tõesti, vaatame nüüd ka seda momenti uuesti. Väga hea pall. Ja täiesti üksi. Täiesti üksi, võivad niitu. Kui hakkad valima. Paltsilt peene sööt. Kurg. Võtab ette Jotkina hästi tulnud sinna äärtoetusesse. Jotkina nüüd läbi murdmas. Seal ei ole nüüd, ei tohi viga teha, aga selle Apsu teeb seal ka. Saku nüüd ära.
Jotkina on see mängija, keda murtakse maha. Anželika Jotkina, Ksenia Rofööjeva, kes jääb peale. No, publikust tuleb, et mööda, aga Jotkina ütleb selle peale, et sisse ja sinna põhimõtteliselt ristnurk Anželika Jotkina ja Flora juhib seda finaali 4-0. Täielik külmik lihtsalt üle. Rahulikult paigutab sinna üles ja põhimõtteliselt, kas see läks päris risti, aga väga kindlalt realiseeritud. Väga hea sooritus Jotkinalt, ise teenis, ise lõi, kõik loogiline selle taustal, Floraga veel vahetus. Ja tehtud. Tallinna FC Flora on aasta 2025 karika võitja siin treenerite tiim Ljubov Maksimova juhtimisel. Mängijad platsil patsutavad, tänavad ka 11 rõõmustavad, et täna sai Sakule löödud 4 väravat ja neist piisas, et siis see karikas endale võtta. Meie juures on siin nüüd Saku Sportinguga kapten Grete Taut. Grete täna 0-4 kaotus karika finaalis. 2 väga erinevat poolaega tundus. Miks täna nii läks? Ma ei oska täpselt öelda, miks täna nii läks, aga ma arvan, et poolajad olidki nagu väga erinevad, seepärast, et see väsimusaste oli lõpuks nagu niivõrd kõrge ja meil nagu teisel poolajal ei suutnud nagu selliseid teravaid hetki tegelikult tekitada, mis meil essal poolajal tekkisid nagu väga head momendid, et ei olnud nagu justkui enam neid seda boost'i nagu mille pealt nagu edasi panna, mille pealt seda energiat oleks tulnud, et ma arvan, sellest jäi praegu teine poolaeg puudu. Esimene poolaeg samas oli ju tegelikult teie poolt väga selline sülikas vapper, lõite võimalusi. No ühe saite küll nii-öelda kaitses sisse, aga tegelikult oli ju kõik nii-öelda vahejaks oli kõik veel lahtine, et mis see nii-öelda vahesõnum treeneril oli teile? No tegelikult oligi see, et samamoodi edasi, et me olime ise ka nagu tegelikult mängupildiga rahul ja see sobis meile, kuidas nagu Flora mängis ja kuidas meie mängisime. Aga jah, ma arvan, et lihtsalt see väsimusaste nagu oli niivõrd kõrge, et võib-olla ei suutnud neid hetkid, mis meil tulid nagu esimesel poolajal hästi välja. See jäigi selle energia taha võib-olla kinni, et nagu oleks jõudnud küll, aga kogu aeg jäid nagu 2 sammu taha või juba ei suutnud nagu mõelda, et Flora vastu teil viimasel ajal mängud on läinud päris keeruliselt, et lugesin kokku 41 väravat on Flora löönud teile järjest sellest ajast saati, kui teie viimati Florale lõite, eks ju, et see värava põud on kestnud seal üle poole ööpäeva tegelikult, et kas seal on mingisugune selline vaimne psühholoogiline efekt ka Floraga mängima minnes, et no see taak nagu kogu aeg kasvab ja kasvab tegelikult, eks ju? Ja, et Floraga mängutes meil on kuidagi olnud nagu sellised hetked, kus me nagu lähme sellise hea tundega tegelikult peale ja me oleme nagu tahtmist ja indu täis, aga siis tulebki nagu mingisugune eksimus või mingi mõttetu värav ja kuidagi kohe see moraal läheb alla, et see on kindlasti asi, millega me peame nagu tegelema. Täna ma isegi olen nagu julgen öelda, et selles osas on just nagu samm edasi tehtud, et see 1 või 2 väravat ei heidutanud meid nagu nii oluliselt, kui ta on nagu eelmised mängud heidutanud ja küll me nagu ees ka need väravad üles leiame, et on vaja lihtsalt samamoodi neid olukordi tekitada, nagu me esimesel poolajal tekitasime. See ongi see, mis teil on kaasa võtta sellest mängust positiivselt, ilmselt see esimene poolaeg ja selle jaoks sul tekitatud võimalused? Ja kindlasti, pluss siis see, et meil on nagu võrreldes eelmiste aastatega meil on kontrastselt nagu teistsugune tiim, meil on palju noori peale tulnud ja me nagu võtsimegi seda mängu, et see on nagu mega võimalus, see on mega, et me saime siia Alekale ja paljude jaoks oli esimene mäng üldse siin nagu muru katsuda ja siin soojendust teha ja siin platsile ka saada, et palju oli ka A. Le Coq Arena nagu debutante, et see on kindlasti nagu ülitore ja ma arvan, et tegelikult siit saabki lihtsalt ainult nagu edasi minna. Meie juures on nüüd värske karikavõitja Elisele Palts, Elisele palju õnne kõigepealt karikavõidu puhul. No 4-0 skoor, esimeses 3 väravas olid kõigis omal moel osaline, tegelikult läks päris resultatiivselt sul täna, et räägi need väravad lahti, esimene värav oli esimesel poolel selle nurgalöögi järgselt. Ja seda oleme pikalt tegelikult harjutanud ja trennides lõin ka ise sisse, aga nüüd on seekord niimoodi, et sain assisti kirja.
ja kolmas värav oli ka tegelikult ju nurgalöögi järgselt sinu tsenderdus ja siis löödi peaga sisse, eks ju. Ja teine värav, kõige võib-olla uhkem kauglöök otse lati alla. jah, ma selles olukorras lihtsalt nägin vaba maa ees ja mõtlesin, et lähen löön ise. No räägi, see mäng oli tegelikult mõnes mõttes selline klassikaline 2 poole mäng, et esimesel poolel tegelikult Saku oli üsna hästi mängus sees, hoidis teid, natuke hirmutas ise ka. Teisena poolega oli hoopis teine lugu, et miks need 2 poolega sinu meelest nii erinevad olid? Ma arvan, et esimesel poolel nagu Sakuga pressikonverentsis ütles, et tahavad rohkem. Tõesti tahtsid rohkem. Me võib-olla natuke värisesime ja läksime võib-olla liiga kergelt peale, aga väga tore oli ka, et oli lõpuks konkurents või nagu selles mõttes hästi tore, et oli siuke võitluslik mäng ja endal oli ka nagu toredam mängida. Korra selle esimese värava juurde tagasi tulles, teravad silmad on tuvastanud, et selle nurgalöögi lahti mängimise ajal see pall oli tegelikult kuskil seal siuke pool meetrit sellest nurgalöögi kaarest eespool, et mis lugu sellega nüüd oli? Need nurgalöögi kohad on üldse väga siuksed, et auk on täpselt selle koha peal, kuhu palli panna ja siis pidin natuke seal lükkama. Ise nagu nii täpselt ei vaadanud, et meelega paneksin, aga pigem lihtsalt, et ei oleks künklik maa, sest väga künklik plats oli tegelikult. No räägi Saku vastu, teil on tegelikult väga pikk võiduseeria hetkel olnud ja väga palju väravaid olete löönud ja kaitses olete nulli hoidnud, et on mingisugune selline vaimne üleoleku moment ka Saku vastu mängima minnes, et nüüd teate, et teil on selline nii-öelda pagas on taga ja enesekindlus on selle võrra veel suurem. Ma ei usu. Ma arvan, et enesekindlus tuleb ka samamoodi teistelt mängudelt, et ei ole ainult, et Saku mängudelt tuleb ja ikkagi iga mäng on uus mäng, et me teame, et Saku väga tahab, et ei ole see, et lähme lihtsalt oleme üle, et ei ole kindlasti niimoodi. Lõpetuseks Kristiina Tullus tagasi väljakul, tema üle vist on absoluutselt kogu naiskonnal väga hea meel. Kindlasti väga hea meel on. Ikkagi vahepeal sai mängida 2 aastat samas väljas, et väga tore meel on. Flora naiskonna peatreener, palju õnne. Sinu esimene tiitel, kus sa oled ka ise kohal, eks ju, Flora naiskonna peatreenerina. Superkarika finaalis mäletame, sa olid ju Põhja-Iirimaal samal ajal. Jah, täpselt nii, et väga hea tunne on ikka siin nagu kohal olla, mitte kuskil interneti vahetusel nagu vaadata mängu, päris hea tunne. Võta see mäng palun enda seisukohast ka natukene kokku, et esimene poolaeg 1-0, teine poolaeg läksite, kindlustasite selle võidu ära, et miks ja kuidas see mäng niimoodi läks? Ma arvan, et nagu esimese poolel me ei kontrollinud lihtsalt mängu nagu niivõrd hästi, et lasime nagu Sakule need ruumid nagu leida, mis me jätsime tegelikult neile ka, et ise ei suutnud ka nagu kvaliteetselt palliga nagu üles ehitada enda mängu. Teisel poolel tegime mõned korrektuurid nagu riietusruumis ära ja siis võtsime nagu teisel poolel täielikult nagu kontrolli juba enda kätte, et detailidesse väga ei taha minna, aga jah, teine poolaeg oli kindlasti nagu palju parem kui see esimene poolaeg. Mis seal esimese poole alguses siis nii-öelda, te 10 minutiga lõite vist 2 korda posti, eks ju, aga vahel siin ka Mattias Traublum ütles, et võib-olla te ei olnud nagu päris hästi mänguks valmis või oli Saku paremini mänguks valmis, et kas oli seal mingisugune selline keskendumise nüanss või lihtsalt kuidagi siin niimoodi läks kõik? Ma arvan, et meie mängijad ja neil võttis lihtsalt natukene rohkem aega, et nagu aru saada, et mis stadionil nad mängivad, et nii palju pealtvaatajad on ka kohal, et me natukene, ma ei tea, esimesed 15-25 minutit jäime lihtsalt kuskil nagu riietusruumis veel nagu oma mõttest nagu, aga jah, et ei olnudki nagu fookus mängule, jah, rohkem ei ole mul nagu seletada vist, et ongi nagu jäime riietusruumis istuma nagu. Te olete siin paar mängu meistriliigas ka koduses olnud üsna napilt pääsin nii-öelda võiduga, eks ju, 1-0 võidud seal lõpuminutite väravatest. Kas esimesel poolel, kui nüüd olid siin Emma Treibergil oli paar väga head võimalust 0-0 seisult Saku juhtima ja kas mingisugune selline ärevusnärv jõudis ka tekkida, et okei, et võib-olla täna ei ole nagu meie päev? Tegelikult ei, nagu ma olin suht kindel, nagu mis kvaliteetiga meil mängijad Floras on, et Emma oli väga tubli, tekitas meile palju pahandusi, aga ma ikka nagu, me ususime enda mängijatesse nagu lõpuni ja me teadsime nagu, et me suudame nagu seda mängu enda kontrolli all võtta ja see tulemus lihtsalt nagu juba tuleb automaatselt nagu.